Sit ready. Attention. Ja stardikäsklus on antud. No kindlasti kihlvedusid sõlmitakse siin praegu agaralt, mida eelkõige suudab Andrus Sabin. Kas temas on veel piisavalt nii palju sportlikku vormi või juba taas on, et seda sõitu üldvõita? Päris põnev saab see olema. No esimesel 100 meetril on küll juhtima asunud praegu külalisvõistlane Lätist ja tegemist on siis Royal number 7 pingutava Martins Markovsiga. Nii et Martinsit näete, see pikajuukseline härrasmees seal Royal number 7 ja vasakut kätt numbril 8, siis tema klubikaaslane Digis Grogžems. Nii et Läti tiim on tulnud välja ja edukalt siin võistelnud terve tänase päeva jooksul ja ega siin ka praegu näeme, kus siis nii Markovs kui Grogžems on siiski jäänud sinna tahapoole, aga Ain Altermann on nüüd tõusnud selgeks liidriks. Tema hetkel siis 500 meetri aeg keskmiselt 1.26, natukene ka peale, nii et väga tubli esimene pool. No esimese pooleni veidi veel aeg, aga esimest 400 meetrit. Ja kuidas läheb Andrus Sabinil? Oleme tema tegemisi päris palju välja reklaaminud. 2007. aasta maailmameister. Paljud meist või teist ikka saavad seda öelda, et ma olen olnud maailmameister, aga tema seda saab ja hetkel siis 14 meetrit jäänud kaotusseisu võrreldes Ain Altermanniga. Ja Ain Altermann on mees veteranid 30 klassi esindaja ja seda siis selgelt seda sõitu ka hetkel juhtimas ja tundub mulle, et Ain on sellise tasemega mees, et ega konkurendid jäävad tahavaatepeeglisse vaadatult üha rohkem ja rohkem maha, kuni kaovad sinna nurga taha, sest just täpselt Ain Altermann on võtnud viimased 250 meetrit ette ja kuigi tema edu on jälitajate ees kindel, ta näeb võimalust pingutada ja pingutab, hoiab ühtlast tempot, hoiab 500 meetri keskmist aega alla 1.27 ja kuni ilusti edasi minnakse, siis tuleb ka lõpuaeg alla 2.54. Sellise sõiduga võiks ka meeste absoluuti finaali pääseda, nii et siit Ainile väike mõtteaine ka, et võib-olla tasub järgmisel aastal hoopis absoluuti proovida. Sportlik vorm on nii hea. 100 meetrit on jäänud. Number 6. Ain Altermann on liikumas vääramatu võidu poole ja näete, võimas kuju on seal liikumas, tõmbamas, kuigi nüüd kangestub, jah, ega tehniliselt midagi ilusat siin enam pole, aga võitjate üle kohut ei mõisteta. 2.54,3, palju õnne Ain Altermannile ja tema järel Marko Kadakas 2.56,3 ja 2.58,2 Indrek Vait. Nii et veel kord olgu öeldud, et see tulemus 2.54,3, see viinuks meeste sõidus finaali, nii et mõttekoht see kindlasti on.